Häirekeskusse eile teate tulekahjust Mustamäel Akadeemia teel asuvas sotsiaalmajas kella 2:30 paiku päeval. Juba siis, kui päästjad kohale jõudsid, käisid teise korruse akendest välja leegid. Ning alustati siis koheselt inimeste evakueerimise ja ka päästmisega. No, hoone oli renoveerimises osaliselt ka seal. Kui palju see tööd raskemaks tegi? Kindlasti tegi raskemaks, sest käigud siis ei ole nii hästi läbitavad kui tavaolukorras. Kui palju sealt neid inimesi siis tuli ikkagi välja tuua, sellepärast et see tulekahju kustutamine rikkus ikkagi ka päris palju seal hoones korterid? Kokku evakueeriti hoonest 36 inimest, 31 vaatas kiirabi koha peal üle ja kellest 6 siis omakorda veel siis hospitaliseeriti. Täna on selles hoones kogu üks tiib suletud, sest see tulekahju muutis elamiskõlbmatuks 2 korrust, kus nüüdki veel sees kirbe suitsuving. Kuna hoones puudus just sellel momendil elekter, see oli välja lülitatud eelnevalt elektritööde teostamiseks, siis millest võis tuli lahti minna? Põlemusüttinud korterit kasutas vanem naisterahvas. Esialgselt arvatakse, et tegu võis olla lahtise tule tegemisega, kas siis küünlast, aga ei saa ka välistada ka suitsetamist toas, kuna on leitud, et ruumis on ka suitsukonisid leitud. Korrus allpool on samuti toad tühjad, koridor on kustutusveest läbi märg. No täpselt minu peal teisel korrusel see tulekahju eile aset leidis, sealt see tulekahju algas. Nüüd olen siin esimesel korrusel, kus on siis selline administratiivruum, selle sama sotsiaalmaja oma. Ja siin praegu, kui vesi tilgub veel laest läbi, põrand on märg ja tegelikult on see kogu korrus, ka esimene korrus suhteliselt elamiskõlbmatu. Nii et inimesed kogus selles hoones ja selles maja tiivas enam ei ela. Kuna tegemist on Mustamäe linnaosas asuva sotsiaalpinnaga, siis on ka linnal kohustus seal asunud inimesed ümber paigutada. Eile õnneks ka päästjad väga kiiresti reageerisid ja 36 inimest siis siit ühest maja hoone osas siis evakueeriti. 31 inimest vaatasid siis meedikud siin koha peal üle ja lõpuks siis 8 inimest me saime siis majutatud Tuulemaa sotsiaalmajutusüksusesse ja 1 inimene siis on Iru hooldekodus hetkel. Tegelikult olukorra teeb ju ka see väga keeruliseks, et siin inimesed on erivajadustega ja paljudel on liikumisraskused. Nii et 3 inimest meil ka toodi välja siis redelautoga põlevast siis hoone osast. Selles piirkonnas Akadeemia teel on Tallinna linnal päris palju sotsiaalpinda. Ka kõrval asuv maja kannab endas sotsiaalset vajadust, seega piirkond on natukene teistsugusem ja erinevaid riske on seal enam. Eks mingisuguseid rikkumisi probleeme ikka on ja need signaalid ikka tulevad, see on paratamatu, aga üldiselt midagi sellist nüüd ei ole küll tõesti olnud. Et õnneks on suuremad asjad ikkagi jäänud eemale. Ja. Hoone renoveerimist alustati eelmisel aastal ja töid oli vaid veel natukene teha. Nüüd need vajadused tuleb ümber hinnata ja taas alustada vähemalt 2 korruse remondiga.